Tšau, minu nimi on Markus. Ma olen tavaline idaka poiss, kes varsti lõpetab gümnaasiumi. Päev algas mul nagu tavaliselt. Tegin endale teed ja otsustasin sel päeval hankida mõnda infot Sisekaitseakadeemia kodulehelt, kuna juba lapsepõlvest näen ma enda tulevikku just selles õppeasutuses. Kuulan. Kuule mees, mul on täielik väkse. Mis juhtus? Ma olen kogenud suured võlad doosi pärast ja praegu 2 suurt massilist meest tulevad minu juurde kessi võtma. Ühelt ma juba nägin noa. Markus, aida mind, ma ei saa üksinda hakkama. Kus? Nad seisavad juba oma maja juures. Ja veel üks asi ural. Ma arvan, et võtta püstol kaasa. Juba startin. Kui mu sõber ütles, et tal on tõsised probleemid, siis ei mõelnud ma mitte mingite tagajärgedeni. Ma pidin kiiresti jõudma ja aitama teda. Ma võtsin püstoli ja autovõtmed ning hüppasin autosse, kuigi ma olin alaealine. Sel hetkel, kui hakkasin kihutama, ei mõelnud ma liiklusreeglite peale ja loomulikult ka selle peale, et minuga võib midagi juhtuda teel olles. Ma lihtsalt vajutasin gaasi põhja ja juhtisin. Just sel momendil, kui ma jooksin ja libisesin, taipasin, et tegin väga suur vea. Kui ma olin kõhuli lume peal, siis jõudis minuni see, et ma rikkusin enda lapsepõlvest planeeritud tulevikku. Kui me saaks kerida aega tagasi vähemalt natukeseks, siis ma ütleks sõbrale, et ta kutsuks politseid. Kuna kui tuleks politsei sinna kohale, siis jookseksid need mehed, kes tahtsid talt raha saada laiali. Ma tahtsin väga siduda enda elu Riigikaitseametiga, kuid minu tulevikku pööras ümber see telefonikõne. Üks ja ainus vale otsus muutis mu tulevikku väga suurelt. Oh, I had 9 lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I look for them. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had 9 lives, but lost all of them.